Champagne Sailing, ma ei tea, et Eestis, ma ei mäleta, et Eestis sellist võistlust oleks olnud kunagi. 4 päeva erinevast kandist, iga päev natukene erinevad olud, lükraga purjetamine, 2 sõidu vahepeal soojendusjopet ei ole vaja. Ma ei oska mitte midagi paremat välja mõelda. Suurepärane. Annaks Jumal, et me kõik veel mõnda aega sõidame, et tegelikult on ju päris lahe fliit ja ütleme, mina olin neile ühes sõidus 5 on ja selles suhtes, et kõik oskavad purjetada, et väga kihvt on tegelikult. Järgmine plaan on just kaldale sõites Martin Arujaga planeerisime, et suure tõenäosusega talv Villamuura ja järgmine aasta on olümpiavalik, et tuleb selleks hakata otsast valmistuma, et see aasta on mul tegelikult selline inglise keeli öeldes gap year on. Võttus oli väga napikas oli Aleksandriga, et viimasel päeval pidime üksteist kontrollima ja lõpuks allatuled ja stardid olid mul paremad ja sellega ma sain teda kontrollida ja siis viimase sõiduga tuli ka võit koju. Tingimused olid väga head, saime kõiki tuuli, tugevat, nõrka ja keskmist ja võistluse korraldus oli ka super, et kõik sõidud kiiresti tehtud. Järgmine aasta kindlasti proovin standardit ja radiali, aga eks me näe, mis saama hakkab. Aga selle aasta nagu lähemad plaanid? Puhkus ja pidu. Paat on põnev, et ma olen ise laseri pealt tulnud, et võrreldes laseriga ta tükkmat kergem, see on vee peal koheselt tuntav, et paat reageerib igasugustele pagidele väga mõnusalt ja väga kihvt paat on. Õnneks mind soosisid siin enamik päevi nagu puhus natuke rohkem, et sain oma kaalu ära kasutada, aga muidu olud on lohusalul vastavad, väga ilusad ilmad olid, vedas meil sellega ja tuult ka jätkus. Konkurendid on teravad, ei saa siin kordagi nagu lõdvaks lasta, et tulemuste järgi võib-olla oli lihtne, aga tegelikult oli hoopis teine, et peab ikkagi pingutama. Eks me tegime väga palju tiimitööd, suhtlesime kogu aeg ja ka see, et me kogu aeg jälgisime platsi, kus konkurentid asusid ja meile kindlasti tuli edu see, et me märkasime tuulepuhanguid ning kui sinna sisse saime, siis võitsime kõvasti. Ja kuidas olusid kirjeldad? Väga head olid. Jah, väga toredad olid, aga üpriski raske ka, et tuul kippus keerutama päris palju aga tulime sellega siiski toime. Oli üks uus konkurent oli juurde tulnud, kellega oli täna päris ajamist vahepeal. Minu jaoks tuli mitte mega rasket, aga oli ikkagi raske tagasi tulla peale 3 aasta pikkust pausi. Aga selles suhtes juusooga ei ole mingi probleem. Soodil on ikka väga suur vahe ja tundub, et Paulil on see töö hästi lapsepõlves
väga pingeline võistlus, nagu tasemel võistlusi ja konkurendid olid nagu tugevad see aasta ja pidi ikka pingutama. No suurem osa me võitsime nagu tagant juures, aga